Sa arvad, kuidas ma siit mäest kõige paremini üles saaks? Kas villastes sokkides, tennistes või talvesaabastes? Aga vaatame järgi. Jah, arvasid õigesti. Ilmselt ei peaks olema füüsikaõpetaja selleks, et teada, et talvesaabastega saab siit paremini mäest üles kui villastes sokkides. Aga miks see nii on? Täna me räägimegi hõõrdejõust. Vaata nüüd enda ümber, milliseid pindasid sa näed. Mõned on siledamad ja teised krobelisemad. Tegelikult ei ole aga ükski pind täielikult sile ja kui me vaatame siledat liumäge väga lähedalt, siis näeksime, et seegi pind on tegelikult mikrokonarustega. Kui kahe keha konarused haakuvad, siis tekib hõõrdumine ja hakkab mõjuma jõud, mis takistab kokkupuutes olevate kehade liikumist teise suhtes. Seda jõudu nimetatakse hõõrdejõuks ja tähistatakse tähega FH. Tänu hõõrdejõule me saamegi näiteks liikuda, sest kui hõõrdumist ei tekiks, siis me ei suudaks püsti seista, vaid kukuks pikali. Samuti suudame tänu hõõrdejõule ka liikuma hakata, sest liikuma hakkamiseks on vaja kindlat toetuspunkti. Seega talvel on sul lihtsam käia selliste saabastega, millel on suurem muster, sest konarused on suuremad ja haakumine maapinnaga on seal juba parem. Niisiis võib hõõrdumine olla meile päris kasulik. Ja vahel me soovimegi hõõrdumist suurendada. Seda tehakse pindade karedamaks muutmise teel. Näiteks talvel liivatame jäiseid kõnniteid, kasutame suuremate mustritega saapaid ja autodel talverehve. Mõnikord võib hõõrdumine olla kahjulik ning siis me tahame hõõrdumist vähendada. Näiteks selleks, et automootoris liikuvad osad üksteise vastu ei hõõrduks, kasutatakse mootoriõli. Samamoodi tuleb talvel suuskade libedamaks muutmiseks neid määrdega määrida. Okei, saime teada, et hõõrdejõud sõltub nii kokku puutuvate kehade materjalist kui ka sellest, kui siledad need pinnad on. Millest veel hõõrdejõud sõltub? Hõõrdejõud on seotud ka rõhumisjõuga ehk kui tugevasti keha mõjutab pinda. Saame seda näidata lihtsa katsega. Mul on siin laua peal üks puidust klots, mille peale saan hiljem asetada raskusi. Ja dünamomeeter ehk mõõteris, mis mõõdab siin jõudu. Esialgu ühendan klotsi vaid dünamomeetriga ja vean klotsi ühtlaselt mööda lauda. Mida see dünamomeeter näitab? Ühest küljest näitab ta meile veojõudu ehk millise jõuga mina seda tõmban, aga ühtlasi näitab ta ka hõõrdejõudu, mis laua ja klotsi vahel tekib. Hõõrdejõud on sama suur kui veojõud, ainult vastassuunaline. Fikseerime selle näidu. Nüüd lisan järgemööda 50 grammiseid koormisi juurde ja kordan katset. Tulemused graafikule kandes märkame, et raskuseid lisades ja seega lauale mõjuvat rõhumisjõudu suurendades on ka klotsi ja laua vaheline hõõrdejõud samuti suurenenud. Seega on rõhumisjõud ja hõõrdejõud omavahel võrdelises seoses. Võrdeline seos tähendabki seda, et kui me suurendame rõhumisjõudu 2 korda, siis ka hõõrdejõud suureneb 2 korda ja nii edasi. Niisiis saame me talvel nõlvast paremini üles ka siis, kui surume oma jalgadega tugevamalt vastu maapinda. Nüüd räägime, millised on hõõrdejõu liigid. Kui sa soovid mõnda rasket eset, nagu näiteks riidekappi liigutada, siis pead talle rakendama jõudu. Kuid hõõrdumise tõttu jääb aga keha paigale, sest pindade vahel on tekkinud seisuhõõrdejõud, mis takistab keha liikuma hakkamist. Keha võib mööda teise keha pindaga libiseda ning sel juhul me räägime liuge hõõrdejõust. Praktika näitab, et seisuhõõrdejõud on alati suurem kui liuge hõõrdejõud. Ehk kergem on keha liikumas hoida, kui teda liikuma panna. Ehk paigalt seisvat kappi on palju raskem liikuma lükata, kui juba liikuvat kappi liikumas hoida. Näiteks mul on siin klots koos koormistega ja dünamomeeter.
ning kui jälgida dünamomeetri näitu, siis see muutub väiksemaks sel hetkel, kui klots liikuma hakkab. Ehk sellel hetkel saab seisu hõõrdejõust liuge hõõrdejõud. Aga kuidas nüüd ikkagi oleks kõige lihtsam rasket kappi liigutada? Näiteks võib kapi alla panna vaiba ja sellega libistada kappi mööda põrandat. Või on veel mõni võimalus? Kui oleks võimalik kapile mõned ümmargused pulgad alla saada, siis oleks juba kapi nihutamine palju kergem. Nimelt on olemas ka 3. hõõrdejõu liik ja seda kutsutakse veere hõõrdejõuks. Veere hõõrdejõud tekib kehade veeremisel mööda teise kehapinda ning see on 10 kordi väiksem kui liuge hõõrdejõud. Saame sedagi kontrollida katseliselt. Võtame sama raske klotsi nagu eelmises katses, aga seekord on tal rattad all. Ja nüüd uuesti jälgides dünamomeetri näitu, siis näeme, et see oli eelmises katses saadud tulemusest väiksem. Saad seda proovida ka kodus, kui proovid algul laua peal lükata raskeid õpikuid ja hiljem asetad nende alla pliiatsid. Nüüd on juba kergem neid raamatuid liikuma lükata. Kuna 3 hõõrdejõu liigist on veere hõõrdejõud kõige väiksem, siis kasutataksegi asjade liigutamiseks ja sõidukite all rattaid, mitte ei lohistata neid mööda maad. Samal põhjusel on masinates kasutusel kuullaagrid. Võtame nüüd õpitud teadmised kokku. 2 pinna kokkupuutel tekib teineteise suhtes liikumist takistav jõud, mida nimetatakse hõõrdejõuks. Ja see on suunatud mõjuvale jõule vastupidiselt. Hõõrdejõudu saab suurendada, kui suurendame pindade karedust. Hõõrdejõudu saab vähendada määrete ja õlitamisega. Hõõrdejõud on ka seda suurem, mida suurem on rõhumisjõud. Hõõrdejõu liigid on seisu, liuge ja veere hõõrdejõud. Neist on seisu hõõrdejõud kõige suurem ning veere hõõrdejõud kõige väiksem.